tere siis kõigile, kes siin on ja minu nimi on siis Andres Kalvet. ma õpin siis elektroakustilist kompositsiooni Muusika- ja Teatriakadeemias. Bakalaureuse teine aasta on siis käsil mul ja ühtlasi ma õpetan ka Viimsi gümnaasiumis sellist õppeainet nagu muusika loomine, lisaks veel igast huviasjadele nagu koolibänd ja siin on ka mõned teatriprojektid, mis on pooleli. Et jah, kui kellelgi on veel küsimusi kohta, millega ma tegelen või midagi, siis julgelt võib küsida ja üleüldse kogu selle asja käigus julgege küsida küsimusi, kui neid on, et muidu ma ise räägin põhiliselt. Aga võib-olla mul jääb midagi kahe silma vahele. Igatahes põhiline fookus mul saab olema siis elektroakustilisel muusikal, nagu arvata võib. See on ka see, mida ma põhiliselt ise õpin, aga selles suhtes, et ma pean ka tunnistama, et ega ma ka kohe ei jõudnud elektroakustilise loominguni siis nii kui ma alustasin, et enne seda sai tehtud ka igast üks tantsulisemat muusikat ja nii edasi, aga siis mingil hetkel nagu see kuidagi ammendas ennast ära või nagu see ei olnud nii huvitav ja siis ma leidsin sellise natuke rohkem eksperimentaalse elektromuusika maailma ja mida rohkem iga päev õpid juurde midagi selles valdkonnas, kogu aeg nagu laieneb siis, kui nii öelda. Aga siis alustakski sellest, et elektroakustilise muusika nagu salvestamine, mille poolest siis nagu tantsumuusikast või EDM-ist siis eks ju erineb. Põhiline erinevus ma ütleks on see, et elektroakustilises muusikas sa võid nagu alustada põhimõtteliselt millest iganes. Et kui EDM on ikkagi mingil määral nagu piiritletud selle tonaalse maailmaga ja tonaalse muusika maailmaga, kes siis et tonaalne, mitte tonaalne, et kui sa mängid klaveril on eks ju 12 pooltooni klahvi, et enamus tantsumuusika ja kõik on nagu selle tempereeritud häälestuse järgi siis ikkagi tehtud ja loodud. Muidugi nüüd lähiajal on tulnud igasuguseid huvitavaid liikumisi ja asju, aga sinna me jõuame. Mis on võtnud natuke seda elektroakustilist ja nagu eksperimentaalsemat poolt käsutlusse ja teinud sellega efektiivselt tööd. Aga et jah, et EDM jääb ikkagi põhiliselt sinna tonaalsesse maailma ja et sul on mingi teatud piirid ees ikkagi, et kui sa tahad teha mingisugust house track'i, siis sul on üldiselt 4 peale kick, trumm, eks ju, või mingisugune pulss või mingi rütm, mis hoiab seda nagu tempot, Et sellepärast see ka tantsumuusika on, et elektroakustilises muusikas nagu neid piire ei ole üldse. Sa võid teha, luua, mida sa tahad, kuidas sa tahad. Ja mingil määral on see eks hästi tore ja on nagu vabastav, aga kohati on ka see, et sul on kõik teed lahti ja võimalused, et millest sa nagu alustad. Et suuresti on see inspiratsiooni küsimus ka ja ei saa öelda, et EDM-is ei ole ka inspiratsiooni vaja, kindlasti on. Aga et elektroakustilises muusikas eriti nagu on vaja pidevalt kuulata ja täiendada enda oskusi, et midagi luua. Aga kui minna nüüd spetsiifilisemaks ja mingite kindlaste võtetest hakata rääkima, siis enamus elektroakustilist muusikat ja nüüd ma teen võib-olla ränga üldistuse, aga et enamus algab siis siiski mingist helist. Olgu see nüüd siis mingi salvestatud heli, mingi sünteesitud heli, see võib olla ka ta võib olla ka meloodia jupp, aga et siis eks ju nüüd tuleb see vaidluskoht, et siis see läheb ikkagi nagu sinna tonaalseks kätte ära. Aga kui jäädes sinna mittetonaalsesse maailma, siis see võib olla eks ju igasugune heli. Et kuidas sa selle heli nüüd siis, mida sa selle heliga teed kõigepealt? Et üks variant on see, et ma leian mingi huvitav heli ja siis kõigil meil on eks ju telefon. Ja ma lihtsalt võtan telefoniga ja salvestan ta ülesse, siis tõmban selle telefoni välja endale arvutisse ja siis ma saan arvutist teda töödelda. Teine variant on teha, eks ju, eraldi salvestussessioon või kui sul on kasutada mikrofone, nagu siin on, eks ju, see Shure SM58, mis on äärmiselt tuntud mikrofon või 57. Et siis sa saad natuke paremini selle heli võib-olla üles salvestada. Aga telefon on selles suhtes nagu hea aparaat. Võib ka tuua veel diktofoni siia näiteks telefoniga võrdluseks, et telefon on selles suhtes hea, et telefon on tõenäoliselt sul igal hetkel kaasas ja kui nüüd tuleb see mingi hetk, et
ma ei tea, mingisugune asi teeb mingit huvitavat häält ja noh, kui sa ei ole nüüd nagu välkkiirelt läinud ja sa teeb seda asja nagu pikemalt seda heli, siis sul on võimalus see kohe kinni krabada, seda enda salvestada ja siis võtta koju arvutisse ja siis juba noh, sellega eks ju edasi tööd teha. et see on nagu telefoni eelis. Professionaali seisukohast muidugi oleks jah parem mingisuguse diktofoniga või teha eraldi salvestussessioon. aga paratamatult mingisugused helid on nii siuksed, mis on ainult ühe korra ja sul ei ole neid võimalus enam tabada pärast. ja nii on. aga muidugi teine variant, kui rääkida nüüd, et kõik helid, ma küll üldistasin, et põhimõtteliselt saad alustada helist, aga sa võid ka võtta ju kindla eesmärgi näiteks, et ma tahan teha loo mingile pillile ja elektroonikale näiteks. et sellisel juhul nüüd on tekib see küsimus, et siis kas see pill mängib sul ainult noh, nii-öelda standardses tehnikas, ehk siis mängib lihtsalt mingit tooni või siis sa kasutad selle pilli peal ka mingit laiendatud tehnikat. Üldjuhul, kuna tegemist on siukse eksperimentaalsema muusikaga, siis sa ilmselt tahad kasutada mingit huvitavat häält, ehk siis kellel iganes on praegu väga populaarne pill, põhikoolis õpetatakse ka kitarr, eks ju näiteks. et selle asemel, et seda kitarri lihtsalt mängida niimoodi ilusti sõrmedega, siis ma ei tea, koputa selle peale näiteks ja vaata, mis heli tuleb. või ma pärast toon näite ka, kui on elektrikitarr, siis saab läbi igasuguste, noh akustilist ka, aga läbi igasuguste efektide lasta seda niimoodi, et sa lihtsalt puudutad keelt ja sa juba kuuled mingit tooni ja nii edasi, et ja see kõik käib ka teiste pillide kohta, puhkpillidel, keelpillidel, löökpillidel, kõigil on laiendatud tehnikad, ma ei hakka sellest pikalt rääkima, aga et neil kõigil pillidel on tänapäevaks välja kujunenud siis notatsiooniliselt mingid teatud sümbolid näiteks, et kui sa puhud õhku või siuksed asjad nagu flutter tongue, ise olen puhkpillimängija, ma unustasin enne mainida, et sellepärast mõned puhkpilli asjad on nagu rohkem hingelähedasemad. aga et kõik see on nagu juba ühe korra välja mõeldud ja need on täiesti noodistatavad asjad. et neid saab julgelt kasutada ja nendega saab teha mingeid huvitavaid efekte ja miks mitte neid siis pärast ka töödelda veel või mikrofoni lasta siis reaalajas esinemise ajal läbi mingi efekti. et kõik see maailm on lahti. aga ma jagaks oma ekraani ja läheks vaikselt, asume nii-öelda asja kallale ka siis praktikas. kohe, kui ma ta siin lahti saan, nii. võib-olla kaon. nii, ja nüüd ma olen vast tagasi. jah. ja siis mu pilt ka. nii, kas seda on näha? Ja, nüüd paistab. Väga hea, ma teen ta natuke suuremaks ka, sest äkki see on liiga väike. Ühesõnaga, see on ühe mu loo siis nii-öelda algustalad on siin, mida ma teile näitan. Ja ma hakkakski ülevalt minema, et näiteks ma olen siin salvestanud heli auto möödasõit. Ma pean selle Zoomi kasti eest ära võtma, nii. Auto möödasõit. Mind ei ole vist kosta, jah, ma ei saa sooloda asju. See on üles salvestatud Zoomi diktofoniga, mis on siis stereo mikrofoni paar on risti pandud sinna. Ja ma sellega salvestasin lihtsalt, kuidas autod tee peal mööda sõitsid must. Aga nüüd sa paned tööle. Jah, see nüüd mängib vist. Aga tead, me ei kuule midagi. Kas sa saad ekraani jagamist uuesti teha ja teeme proovi kohe. Need 2 linnukest sinna veel ära. Jah, share sound on, jah, muidugi. Nii. Kas nüüd tuleb? Nüüd paistab see sümbol. Ja. Nüüd vahepeal kostub. Nüüd ei kuule midagi. Okei.
proovi uuesti jagada. Jah, võib-olla see on. Stereo ka, ta oli mono peal. Nii. Kas nüüd on kosta? Mina ei kuule midagi kahjuks. See on natuke pahasti. Kõlari sümbol paistab ilusti siin, aga mingid settingut on sul võib-olla mujal. Jaa. Äkki ma pean lihtsalt ekraani jagama. Nii. Ikka midagi. Kõik mängib, kõik on näha. Focusrite väga tore seda näha, aga ei kostu. Äkki on asi lihtsalt Zoomis, et sa Zoomis pead veel valima Focusrite'i helikaardina. Ai, oota. Äkki ma juba tean, milles. Recording on loopback. Muidugi. Enne ta töötas, nüüd ei. Ta ei taha teda. Enne vahepeal kostus, aga siis ta ei katkes. Jaa. Aga kui ta vahepeal tuli, siis. Jaa, nüüd vahepeal tuli. Pane uuesti käima. Ei. Ei, aga vahepeal tuli. Ma mängin ühte teist heli. Järgmine heli on siin põhimõtteliselt siis tuul. Aga mis on venitatud. Seda on kosta. Ikka ei ole. Mingiks üheks hetkeks kostis, aga. Ma on tunne, et see on see Zoom arvab, et see on mingi taustamüra äkki. Jah, täpselt. See võib olla. Seda turn on original sound on. Share sound on, nii. Nüüd töötab, jah? Nüüd töötab. Selles oli ka asi, okei. Väga hea teada. Okei, ma nüüd jätsin paar etappi vahele, aga ühesõnaga lihtsalt on see tuul, mis tuul, pagan, auto mööda sõit ilma töötlemata, et pärast see teos, mida ma lasen samamoodi seal, ta on ka ilma töötluseta. Ja see töötas nagu niisama juba, sest et kuna ta on stereos salvestatud, siis see auto sõidabki sul vasakust kõrvast paremane. Et seal ma ei näinud mingit töötluse momenti ja on selliseid helisid kindlasti ka väga palju, mida leidub. Aga nüüd näiteks untsu läinud salvestus tuul, mis nagu nimi on distorted, ehk siis tuul puhus põhimõtteliselt mikrofoni lihtsalt ja no muidu see ei kõla väga hästi. Põhimõtteliselt lihtsalt müra. Aga, et mis ma sellega siis tegin ja nüüd on see osa, kus arvutiga saab heliga teha igast toredad asju. Ma venitasin ta pikemaks. Ehk siis Abletonis teistes programmides on ka olemas Pro Toolsis ja Logicus ja nii edasi. Aga et heli, ma põhimõtteliselt venitasin ta pikemaks, ehk siis ta mängib, kui see muidu see faili pikkus on siin mingisugune umbes 15 sekundit äkki või jah,
siis ma venitasin ta nii pikaks, et ta on peaaegu et üle minuti isegi, jah. Ja see kõlab niimoodi. Ja no loomulikult ma tegin ta natuke vaiksemaks ja nii edasi. Et seda saaks teha ka selle auto mööda sõiduga muidugi, et kui minna siia ja Abletoni, kuna ma olen suur Abletoni kasutaja, Abletonis on väga lihtne lihtsalt, kui warp on peal, siis kui korrutada 2-ga, nüüd ta on 2 korda pikem, korrutada veel, nüüd ta on 4 korda pikem ja et see autosõit mängib lihtsalt 4 korda aeglasemalt maha. Muidugi siin on need igast algoritmid ja asjad, millesse me ei pea väga süvenema. Aga et see on võimalik. Ja siis muidugi, kui ta aeglasemalt mängib, ma võin teda üles tuua helikõrgusega või alla. Et seda kõike saab teha igas helitöötlusprogrammis. Ja noh, kui ma hiljem jõuan rääkida sellest puhkpilli teemast, just mul on üks lugu puhkpilliga, et siis puhkpilli helisid saab vabalt mängida, ma ei tea, kõrgemalt sisse trompetit või mida iganes ja kui see alla tuua, siis see kõlab nagu tuuba või midagi sellist, et hästi lahedalt saab ja nagu väga lihtsalt tood tooni alla. Aga jah, tuleme nüüd näiteks efektide juurde, siis kõige lihtsam efekt, mida ilmselt kõik teavad, delay ehk kaja. Siin on eesti keeles on halb sõna kohati, öeldakse kaja reverbi kohta. Reverb tegelikult on nagu järelkõla ehk nagu ruumi kõla siis. Et see väike eristus. Aga delay ehk kaja, kui see panna peale, siis ja see on nüüd selle tuule peal ja üsna lühike kaja, siis 223 millisekundit, 157 paremas kõrvas siis. Siis see juba lisab mingisugust värvi või tooni juurde ja siis siia otsa võibki panna reverbi või siis selle järelkõla nüüd. Mul on endal tehtud siuke shimmer võrb nii-öelda, on ka erinevaid plugine, mis teevad sellist shimmer efekti. Shimmer efekt põhimõtteliselt on see, et selle järelkõla sees see heli, mis sa lased siis nii-öelda reverbi, läheb oktav kõrgemale ja siis see oktav kõrgemale minnud heli tuleb tagasi sinna sisse ja läheb veel oktav kõrgemale, kuni see siis on täiesti vait. Ja kui see siia peale panna ja delay on meil veel siin ees, siis ja kui ta seisma jääb, siis nüüd see järelkõla, mis mul on siin seatud 15 sekundit üsna pikalt, siis see vaikselt vaibub nüüd alles ära. Ja. Kui tohi küsida vahel, mul on endal kaja, mida teha nüüd? See võib olla minust tulenevalt, aga ma saan nii teha, et jah. Seal selline tuul, huvitav. Kas mina saan ka midagi teha? Jaa, nüüd on kadunud. Okei, ma küsin kiiresti ära, siis on sõna jälle sulle. See tuule salvestus on ju, seal on tekivad klõpsud ja see on väga, eks ole, niisugused hästi madalad sagedused. Kas sa nendega neid juba vähenesid selle läbi, et sa seda töötlesid? Kas sa nendega veel midagi teed, et nendest klõpsudest lahti saada? Ma küsin, sest mulle endal kogemused, kuidas nendega hakkama saada. Jaa, nende klõpsude koha pealt on nii, et
mingid klõpsud, mul on muidugi hetkel siuke tunne, mis tulevad mu helikaardist. Aga ka siin on jah. Kui seda kuulata natukene, midagi vist veel on. Kuigi jah, mingid klõpsud vist tõesti tulevad mul praegu helikaardi pärast. Ilmselt seetõttu, et ma jagan seda heli ja värki. Aja. Võib-olla ma vaatan, võib-olla ma vist bufferi veel suuremaks. Ma tea, kas ta nüüd ka prõksub. Enam ei prõksu, jah? Palju parem. Ja, see oli mu helikaardi kamm. Aga see on tegelikult siiski väga hea point, et kui on mingid krõpsud või kui see salvestus läheb tuksi, siis mina olen hästi laiskmees, ma kasutan selle jaoks, mul on tegelikult on eraldi programm isegi, aga ja ma ei ole sponsoreeritud Isotoopi poolt, aga neil on siuke asi nagu RX ja T-Crackle, T-Clip, T-Click. Need 3 asja tihtipeale saavad töö ära tehtud. Ehk siis jah, Isotoopi RX on selle plugina nimi. Aitäh. Jah, see variant on olemas. Aga kui minna edasi, siis siin on mõned keerulisemad pluginid, mida mulle meeldib kasutada. Neid saab ka VST vormis, Abletonis on sisse ehitatud siuke tore asi nagu spektraalne resonaator, on ka lihtsalt resonaator, aga tööpõhimõte, kui seletada tavalise peale ära see, kus ta siin on, siis põhimõtteliselt resonaatoril ma saan seada mingisuguse tooni ja nüüd see heli tuleb läbi selle resonaatori, hetkel siis 50 on siis nii-öelda kuiv heli ja 50 on siis selle efekti poolt töödeldud signaal. Kui ma panen 100 peale, siis see sisse tulev heli põhimõtteliselt paneb resoneerima hetkel siis teise oktavi G. Ja ma saan seda nooti muuta. Spektraalresonaator on mingil määral edasiarendus siis sellest, see läheb spektraalse heli maailma. Ma ei julgen, ma pean ütlema, et ma ei ole ekspert sellel alal, spektraalsel alal veel kindlasti. Aga tööpõhimõte on sarnane sellele tavalisele resonaatorile, et nagu siin on näha see sagedus, siin saab panna ka noodi, sellisel juhul see esimene noot töötab samamoodi. Lihtsalt spektraalresonaator võtab siis spektrumi pealt neid sagedusi ja nagu tööpõhimõte on natuke teine. Aga ma jällegi ei ole selle valdkonna ekspert. Aga eks ta ole siuke kõrva järgi proovimine niikuinii resonaatori puhul eriti, et mingi toon võib-olla mulle meeldib ja siis ma võin lisada juurde siia, et meil on G ja nüüd 7,5 tooni juurde näiteks, äkki kõlab ilusti või oktavi juurde. Ma saan lisada sellele, mis põhimõtteliselt oli müra mingisuguse tooni, kui ma tahan. Võib-olla ma ei tahagi, võib-olla ma tahan, et ta ongi siuke lihtsalt mingisugune heli või müra ja siis. Et spektraalresonaator, mis siin muidu algselt siis peal on, see on nagu vähem kindla tooniga. Ja seda peaks olema kosta ka, kui ma. Jah. Seda on näha ka. Et need on sellised nagu minu lemmikasjad, mida kasutada, et delay ja reverb on väga laialt levinud igal pool elektroakustilises muusikas, aga sellised resonaatorid ja tegelikult spektraalsed igasugused heliefektid on ka ja see maailm on väga lai, see lihtsalt on üks näide spektraal nagu efektist resonaator, aga on igast spektraal reverbe ja sama firma Isotopil on siuke plugin vist nagu Iris, millega saab võtta, lõigata nii-öelda nagu ruudu välja mingi spektraalanalüüsi helifailist ja siis mängida seda ühte lõiku, mingit sageduste vahemikku maha.
ja igast huvitavaid asju teha sellega. See on siuke edasi jõudnud materjal nii-öelda juba. Ja viimane asi, mis mul on, mis võib-olla mõnele siuksele puhtale elektroakustikule ei meeldi väga, on kompressor. Mina kasutan teda kui efekti. Kui teda kasutada nüüd miksimise eesmärgil, siis kompressor muidu vähendab nagu muusika dünaamikat ja elektroakustiline muusika eriti tihtipeale seda ei esitata niimoodi, et seda oleks vaja kompresseerida. Selle jaoks on mingi kindel aeg, kindel koht, kus sa seda maha mängid. Tihtipeale need on kas 5-1 või mingid ruumilised kõlarite konfiguratsioonidega saalid, et eriti nagu sinna heli sisse sulanduda, sul ei ole üldiselt vaja dünaamikat kompresseerida. Aga kui seda kui efekti kasutada, siis saab sellest igast huvitavaid asju. Ma olen see ei ole mu enda tehtud, aga keegi on teinud internetis üks asja nagu Doom kompressor. Tõenäoliselt inspireerituna siis ühe mängu Doom soundtrackist, mis on hästi heavy metal muusika ja pluss elektroonika kokku segatud ja seal on tunda, et kõik asjad on nagu efekti seisukohast siis hästi kokku pressitud. Ja kui see panna siia tuule peale, siis juhtub selline asi, et see on ka väga kokku kompressitud ja nagu efektiliselt siis kokku kompressitud, ehk ma mängin juba selle helitooniga ja moonutan seda. Et ilma. Ja nüüd, kui ma kompressori panen. Ma panin ta nüüd seisma, aga kui te näete, helisignaal on ikka täiesti vaikselt vaibub, aga ikka väga aeglasemalt kui enne, sest et siin on kasutuses üks kompressor teise järel järjest mitu tükki ja see võimendab kõiki sagedusi täiega üles ja kõik, mis liiga valjud on, saab täiesti siis, lõigatakse põhimõtteliselt ära. Et mingi kõrgem ots, mis enne siin müras nagu ei kostnud välja väga. Ma saan tuua selle kõik ühtlaselt esile. Vot. Ja need ongi vähemasti minu jaoks põhiefektid. Delay reverb on kõigi jaoks, aga jah, see Spectra resonaatori asjad on sellised minu lemmik tööriistad siis. Mida muidugi veel arvutist teha saab, kui rääkida, siis saab resampeldada heli arvutisiseselt ka enamus programmides. Mul ei tule ette ühtegi, millel ei ole seda võimalust. Aga Abletonis on väga lihtne asi, kui teha uus track, heli track siin ja võtta resampling, siis nüüd me saame salvestada kõik arvutisisest heli siia kanalisse. Nüüd praegu see võtab üles ka mu mikrofoni, nii et ma ei hakka seda näidet tegema, aga te peate lihtsalt uskuma mind, et see toimib. Kui see teha punaseks, hetkel ma ei julge seda hakata proovima, sest ma ilmselt tekitan vile. Aga jah, ma olen teinud ühe näite siin ette ka, et ma olengi võtnud selle sama tuule heli ja siin ma olen teda natuke teistmoodi töödanud, jällegi resonaator, equalizeriga olen siin natuke madalaid sagedusi, reverb. Ja siin on selline asi nagu frequency shifter, mis töötab ringmodulatsiooni eesmärgil praegu. See on jällegi väga pikk teema, millest võib rääkida, kuidas ringmodulatsioon töötab, aga lihtsalt huvides see on põhimõtteliselt modulatsiooni efekt, siis siin ma lasen teda eraldi, siis ta on aru saada, mis ta teeb natukenegi tooniliselt. See on nüüd ilma selle ringmodulatsioonita ja see on ringmodulatsiooniga. Siin ta on hästi aeglane, 3 hertsi, aga ta tekitab siis mingisuguse tooni juurde, aga mina tahtsin teda selle mõttega, et ta nagu lõikab seda heli siin. Jällegi resonaator mängib siin F-i noodi põhjal akordi, eks ju, ja siis reverb. Ja nüüd, mis ma siin teinud olen,
ma olen selle resampeldanud ja järgmise kanali peale. Ja nüüd mul on see sama heli tegelikult, mis siin. Aga need kõik efektid ja kogu see töötlus on nüüd mul siin faili peal. Ja mis ma siin teha saan, on nüüd see töödatud fail, ma võin selle tuua oktavi alla näiteks. Või viia üles. Ja hetkel see on nüüd jällegi Abletoni teema, aga ma leian, et sellest on võib-olla hea rääkida, isegi kui sa ei ole Abletoni kasutaja, siis Abletonis on väga lahedad warp mode'id, ehk siis see, kuidas seda heli laiemaks ja kitsamaks venitada, sa saad seda veel manipuleerida edasi. Üks hea variant on beats ja kui siin võtta näiteks 16-ndikud, see tähendab seda, et Abletoni siis programm 16-ndikudena teeb endale siia piltlikult sellised nagu lõigud. Ja kui nüüd siit valida nool ja sein, siin on ka 2 noolt ja nool edasi-tagasi. Nool ja sein tähendab, et ta mängib neid väikseid 16-ndike juppe algusest lõpuni ja siis, kui tal on vahe sees seal, kui meil on see 100 peal, siis vahed ei teki, siis ta mängibki 16-ndiku lõpuni. Nagu see nüüd lühemaks teha. Et ta tekitab nii-öelda kujuteldavad lõigud, mis muidu on võimalik ka käsitsi teha, et ma lihtsalt tulen siia ja hakkan seda faili, eks ju, lõikama niimoodi väikestest juppideks ja siis teen need jupid lühikesteks, aga palju lihtsam on seda teha Abletonis lihtsalt selle warp mode'iga ja ma võin selle teha veel aeglasemaks või kiiremaks hoopis. Ja see kõik muidugi sõltub nüüd selle loo tempost, et kõik on ilusti sünkroonis, mis võib-olla ei ole kõigil eesmärk, aga kui seda on vaja teha, siis väga mugav asi, mida kasutada. No ja siin lõpus on veel mõned igasugused huvitavad helid, mida ma olen töödelnud. Siin on võib-olla veel mida veel viimaks näiteks tuua siit, on see toolikrigin. Toolikrigin niisama siis kõlab. Toolikrigin. Aga puht mitte ühtegi efekti siin peale ei ole, peale lihtsalt volüümi juurde keeramise. Kui ma tõin ta oktav alla ja panin nüüd selle beats mode'i warpimisel, et ta jagab selle heli 16-ndikeks, siis ma sain sellise asja. Ja see on puht mitte ühtegi efekti nii-öelda, ainult selle klipi töötamine Abletoni warp mode'iga. Kas selle koha pealt on kellelgi teikinud küsimusi? Kellegi midagi segaseks jäänud? Vist mitte. Jah, siis ma laseks vahepeal seda teost, mis nendest helidest välja tuli. Ja nüüd ma loodan, et see töötab. Kas mu ekraani on näha, jah? Siis äkki töötab? Jaa. Okei. Siis on... Ma laseks binaarset versiooni siis, ehk siis ma loodan, et kõigil on kõrvaklapid mingil määral ja ma loodan, et see transleerib läbi Zoomi. Üks sekund, ma kõrvaklapid. Jah, okei.
nii. Loodan, et see töötab. Nii, ma loodan, et see mingil määral kajastus läbi klappida ka. Tegu on tegelikult 16-kanalise failiga, aga VLC-s on stereorežiim kõrvaklapid, nii et mingisuguse kujutuse pildi ta vasta andis. Ja loo nimi oli Industria siis lõpuks, kuna ta siin sükeste ehitusplatsi helidest ja muust mürast inspireeritud oli. Aitäh. Väga nauditav. Aitäh. Jaa, aitäh. Nii. Ma liiguks edasi siis veel vast natukene ma räägiks sellest EDM-i poolest ka, minu seisukohast siis, kuidas neid kahte maailma saab ühendada. Ja kui on aega, siis ma näitan ka paari notatsiooni ja pilliga lugu.
aga eks näis, kuidas sellega läheb. Nii. Ma lülitan ennast vahepeal ümber teise mikrofoni peale, sest et muidu mind ei ole kosta. Aga järgmine lugu on siis siuke väike klipp, mis ma tegin lihtsalt selle esitluse jaoks siin, et võimalik, et tast saab midagi suuremat ka hiljem. Muidugi juhul, kui ta üldse tööle kavatseb minna. Tundub, et mitte, aga eks ta läheb. Aga ma nii kaua räägin, mis ta on, et põhimõtteliselt kuulasin sellise mehe nagu John Coltrane'i Love Supreme'i ja sealt jäi kõrvu üks saksi riff. Ja siis ma hakkasin seda riffi nii-öelda töötlema ja kuidagi moodi juhtus siis nii, et see, mis ma iseenesest mõtlesin, et oleks võinud saada mingisuguse elektroakustilise teose ja tõenäoliselt oleks ka saanud. Aga asi kissus kuidagi nagu rütmilisemaks kätte ära ja siis tast sai siuke nagu house beatiga jupp siis. Ma väga loodan, et ta läheb ikkagi tööle. Kõik, mis enne kodus sai proovitud, võiks ju töötada. Palun. Ma testin vahepeal, hetkel mul kaja pole. Jah, hetkel ei ole, sest et ma lasen seda helikaardi heli vist muidu loopbacki ja siis kui te räägite, siis see tuleb mulle, ma lasen selle ka loopima ühesõnaga tagasi. Ja. Et praegu ta on otse, aga ta võiks nagu tööle minna. Miski talle ei meeldi. Okei, ma teen ühe katse veel, aga kui ei tööta, siis ma lähen teise loo juurde lihtsalt kahjuks. See oli iseenesest lahe näide, et jah, see saksofoni jupp seal on hästi lühike. Võib-olla ma saan ta siit kätte. Ei, no jah, tundub, et mitte. Või siiski? Väga hea, lõpuks. Võttis aega, aga ära laadis. Nii. Nüüd ma teen jälle oma heliga väikse vangerduse. Nii, okei. Et ühesõnaga alguses oli siin siis selline loop John Coltrane'i Love Supreme'ist, ongi vist esimene osa, Acknowledgement, kes on seda lugu kuulnud, aga ma võtsin lihtsalt sellise jupi. See on natuke efektidega juba. Nagu aru võis saada. Nii. Süüke väga lühike jupp, tegelikult see läheb edasi. Ja mis ma taga alustuseks tegin, siis võtsin jällegi selle Warbi ja seekord võtsin siukse asja nagu transients ehk siis põhimõtteliselt mingi ataki algused, mis Ableton nii-öelda tuvastas helist ise ära ja ma ei hakanud tal üldse segama neid käsitsi kuidagi nagu ümber paigutama, vaid ma lihtsalt lasin tal ise välja mõelda nii-öelda juhuse hooleks jätta siis selle. Ja see kõlas nii, mind ei ole ilmselt kosta, kui ma soolon selle ära, aga jah, nii.
ja siis Orbitult kõlab see niimoodi. Et kogu ülejäänud asi ka mängib. Ja siis ma hakkasin teda vaikselt töötlema efektidega. Ma teen niimoodi, et ma soolon need mõlemad. Ja vaikselt töötlema, ehk siis kõigepealt ma pännisin selle signaali kõvasti vasakule, sest see saksofon siin salvestuses, kuna tegu on sellise vana salvestusega, on see salvestatud niimoodi huvitaval kombel, et trummid on paneeritud või kontrabass vist oli see, on paneeritud tervenisti paremale ja siis saks mängib ainult vasakus kõrvas põhimõtteliselt. Ja mulle see väga sobib, sellepärast, et ma saan põhimõtteliselt selle saksofoni isoleerida välja endale. Et põhiliselt kõlab ainult saksofon, siis muidugi natuke equalizeriga madalat otsa maha ja siin ka natuke keskosa. Mikski pärast ma natukene seda nii-öelda bassi ikkagi jätsin sinna, aga siis ma lisan siukse plugina nagu LFO Tool, mis on nüüd otseselt väga EDM-is kasutatud asi, ma loodan seda näha. Põhiliselt kasutatakse siis seda sellise asja jaoks nagu sidechain imine või sidechain compression, kui täpsem olla. Ehk siis EDM-is põhiline kasutus on sellele, et kui bass trumm lööb ja sul on bass-sünt, siis su bass-sündi heli läheb selle bass-trummi löögi ajal vaiksemaks. Mis ma siin tegin, oli see, et ma tegin talle siukse teatava rütmi. Ehk siis kui see on sinine, siis on heli olemas. Kui see sinine joon on all, siis on heli nullis. Ja kui ma nüüd selle tööle panen, siis ta hakib selle signaali veel ära. Ja nüüd sinna otsa, kuna ta juba oli siuke rütmiline, siis ma mõtlesin, et siia võiks panna mingi delay. Ja nüüd ta on natukene liiga vasakus kõrvas. Ma tõin ta veidike paremale tagasi jälle. Ja siis siuke efekt nagu OTT või over the top compression, jällegi, et dünaamikat kokku pressida, kuna selleks hetkeks ta oli juba üsna siuke tantsumuusika meeleolus lugu. Et mitte väga palju, aga natukene. Ja siis hetkel väga populaarne plugin, ma julgen väita RC20, mis põhimõtteliselt tegelikult lihtsalt rikub nagu signaali kvaliteeti. Aga on hetkel moes igasugused lo-fi artistid ja lo-fi muusika ja hip-hop ja kõik see väga kasutab seda, et saada mingit teatud, ma ei tea, tooni või soojust või mis on mingil vanal lintmakil või vinüülis tuleb. Et siin on ka mul mingi vinüülimura ja siis natuke wow ja flutter, mis on siis nagu lindi ja efekt. Ja siis kui see peale panna, siis see toon natukene on ebaühtlane ja mingisugune müra ja mingisugune soojus võib öelda. Mulle isiklikult see sõna väga ei meeldi, aga analoog mingil määral selline ole. Ja siis kõige lõppu väike reverb ja filter, mis ma vist isegi automaeeri, vaid ma lihtsalt lõikasin väga kõrged sagedus ära. Ja siis see asi kõlab nii. Ja siis siit edasi minek oli juba üsna lihtne, siis mingisugune lihtne trummiluub siia alla. Ma lihtsalt võtsin mingisugused 2 erinevat kick-drummi, natukene blendisin nad omavahel siis kokku
bass juurde. Sinna juurde sükse süntesaatoriga nagu Serum pad, mis sai ka ise tehtud. Siis väike klaveri akord vahele. Ja siis kõige lõpuks veel üks nii-öelda inimhäält imiteeriv sünt, samplite põhine sünt siis. Võimalik, et see oligi probleem, miks ära ei tahtnud laadida. Nii. Exhale on siis selle nimi, kes on tegutsenud, see teab, et põhiline kiire tee, kuidas saada mingisuguseid inimhääli imiteerivaid sünte jällegi popmuusikas väga kasutuses. Ja siis kõik see kokku kõlab niimoodi. Lihtsalt siuke lihtne luup, aga et point on selles, et kõik sai alguse sellest, mis oli 2 sekundit vähem Coltrane'i loo saksi luubist. Ja kasutades siis põhimõtteliselt sama metoodikat, millega tegelikult mina teen ise elektroakustilist muusikat põhiliselt. Aga et samade võtetega seda saab kasutada ära ka EDM-is. Võttagi kas või oma lemmikartisti lugu ja muidugi avalikult üles panemine, see on nüüd omaette küsimus, aga et kas siit on, et kas selle luubi põhjal saab öelda, et see on Coltrane'i looming endiselt, et ma ütleks, et see on juba nii kaugel ära töödeldud, et see ei ole, aga see on omaette arutelu teema kindlasti, et kust see taaskasutamise ja kellegi teise loomingu enda nimeks tegemine jookseb. Kas vahepeal on tekkinud küsimusi? Meid on vahepeal vähemaks jäänud, ma näen. Keegi tahab siia klassi tulla. Aha. Nii, kas? Aga las ta tuleb ja vast ei ole hullu. Kuna sa kasutasid, kas ma olen kuulda? Jaa, on. Ja ilma kajata. Kuna sa kasutasid sellist retroefekti, ma kasutan võimalust küsida, kas sa tead, oled Vaporwave'i stiilist või sellest liikumisest kuulnud? Olen kuulnud, jah. Ise ei ole sellega lähimat kokkupuudet, aga jah, põhimõtteliselt. Eks see Vaporwave läheb ka sinna alla ja praegu on moes ka siuke 80ndate synthwave ja kõik see, et kogu see asi kindlasti jõudsalt võimendab selle RC20, neid efekte on veel muidugi kasutamist, et lihtsalt RC on, ma ütleks, et kõige enim, sest et siin on mida kõike sul vaja on sul vaja müra lihtsalt juurde või vinüülimüra või flutteri või mingisuguseid, et nad on kõik ühe plugini sees hästi lihtsalt välja toodud sulle. Et jaa. Ja, aitäh sulle, väga äge ühest lühikesest katkendist juba komponeeritud täitsa selline lugu, mis juba ajendab tantsima ja liikuma, et väga lihtsate vahenditega. Minul rohkem küsimusi ei ole, see on nii vahva, et... Siis on hästi. Ja, siis lõpetuseks
Ja ma võime minna natuke tagasi jälle sinna elektroakustilise muusika poole, et ütleme, et kui me tahame teha loo päris pillile. Muidugi mul on siin veel üks lindi lugu ka, mis on ka helide töötlus, rohkem siuke tantsulisem. Aga vaatame seda noodi asja, siis on kõik edatud. Jällegi ma loodan, et see mängib. Jah. Ma seda projekti avama ei hakka. Proovida võib. Aga et lühidalt siin on ka selle noot siis, ma loodan, et see on näha. Vast on. Et loo nimi Living Air ja see on siis kirjutatud Metsasarvele ja elektroonikale ja elektroonika eesmärk oli siis see, et ma tegin enne loo salvestamist tegin Metsasarve mängijaga salvestussessiooni siis ja põhimõtteliselt võtsin lahti kõik Metsasarve laiendatud tehnika ja palusin tal mängida mulle igasugu erinevaid helisid, siis mida kõike Metsasarvega teha saab. Ja siis ma põhimõtteliselt tegingi selle elektroonilise tausta puht nende Metsasarve helide pealt. Ja sama asja võite kodus teha ka, kes iganes siis, et kui sa oskad näiteks arvutiga midagi teha, aga mõnda pilli sa ise mängida ei oska veel, siis see on täiesti okei, et kui sa leiad pillimängija, samamoodi võtta sõber mängib kitarri, sul proovi mingeid igast huvitavaid helisid saad kätte saada ja siis võid proovida midagi niimoodi kirjutada talle. Nüüd muidugi noodioskus muidugi tuleks siin appi, kui sõber oskab nooti lugeda, aga võib-olla saad ka peast teha sarnase asja. Aga jah, kui noodistada, siis väga täpselt tõin välja siin legendis igasugused laiendatud tehnikud, mida siis pärast see pillimängija reaalselt ka kasutama pidi. See laadis ka ära. Et mida see pillimängija pärast reaalselt kasutama pidi ja kõik, mis võimalikult saab ette ära teha, sai ette ära tehtud, ehk siis lugu ongi mul mõeldud esitamiseks niimoodi, et läbi Abletoni on need kõik efektid juba valmis tehtud. Ma lisasin ka lingi, kus on pildid, kuidas neid efekte teistes programmides siis umbes võiks teha puht nagu parameetrite täpsusega. Jah, siin nad on. Et lihtsalt niimoodi pilt sellest reverbist ja mis on umbes decay time, et kui umbes sarnased parameetrid mingis teises reverbis võtta, siis saab ta kätte ja nii edasi, et väga detailidesse ei lasku, sest et aeg hakkab otsa saama ja teos ise on ka 10 minutit pikk tegelikult, lõpuni seda ilmselt ei kuula. Aga et kõik asjad, mis võimalikult täpselt kõik kirja panna, üles märkida, kuidas võimendada Metsasarve mängijat. Tegelikult ma ütleks nüüd tagantjärgi siin hea öelda, aga et tegelikult siin juhendis saaks veel täpsemalt mingid asjad kirja panna. Ja ma ei ole siin maininud ka siis nii-öelda helirežissööri, kes peaks neid efekte ja asju tegelikult reaalajas kontrollima. Et talle isegi võiks eraldi noot olla selle jaoks tehtud. Aga et Metsasarve looti ise hakkab siin ja jällegi mingid asjad on nagu mu enda looming, et mul oli vaja, et ta lihtsalt hingab 2 lööki sisse, et kuidas ma selle 2 lööki märgin, et ma ei taha, et see nagu toon oleks. Siis ma otsustasin, et okei, et see noodi, kui ma teeks lihtsalt ristiga märgiks, et siis need ristid tähendavad seda, et see ei ole nagu toon selles loos. Et muidu märgitakse ristidega tavaliselt rütmi ka. Aga et minu loo puhul siis kõik, mis on ristidega, ma olen ka juurde kirjutanud, et siin ongi 2 lööki vaja hingata. Ja siis on mingi metalliline müra, mis mul on üleval ilmselt täpsustatud oli. Taking out slides valves ehk igast ventiile Metsasarvel näppides või torusid välja tõmmates igasugune süüke müra. Ja siis jälle hingamine ja veel hingamine. Ja siis päris noodi peadega on juba toon, dünaamika ja nii edasi. Ja sellise, kui on päris pillimängija, siis võib-olla asi, mis kõrva taha panna, see just, et liiga hoogu ei tasu minna selle elektroonikilise poolega just, et ise ka alguses sai. Ja siin siiamaani on mõned kohad, kus on päris pikad pausid mängijal. Ma ütleks, et üle 8 vist mul ei ole midagi seal alguses. 1 on 9. Et 9 takti pausi, et kus pillimängija ei tee midagi. Muidugi siin loos antud hetkel isegi elektroonika väga ei teinud midagi, et see ongi siuke peaaegu täiesti vaikuse moment.
aga et pillimängija peaks olema ikkagi siis sellise teose puhul põhifookuses, et tal oleks võimalikult palju midagi teha, et kui ta lihtsalt lava peal seisab, siis on natukene imelik võib-olla tal endal ja publikul ka. Et isegi kui see taust on väga huvitav, et siis võib-olla teha juba lihtsalt lindi peale lugu. Aga jah, ma võisin lühidalt näidata erinevaid Metsasarvega, mis helisid ma tast välja sain, et siin on võetud mul alguses on siis need hingamiskohad. Instrumentaal mul siin projektis siis tähendabki tegelikult seda, mida Metsasarve mängija päriselt mängib. Mul kahjuks ei ole siiamaani veel õnnestunud saada selle mängijaga päris salvestust, et võimalik ma pean teise mängija leidma erinevatel põhjustel, nii koroona kui ka lihtsalt aja kattuvus ei ole olnud sobiv, aga seda vist ei ole kosta ka praegu, jah. Ei olnud kosta praegu. Nii, aga nüüd on. Seega vahele see lugu on väga pikk, aga et siin vahepeal lihtsalt rääkida, et siin juba alguses on olnud pea vist 5-6 erinevat töötlust, mis on kõik Metsasarve helidest tulenevad asjad tegelikult. Et kõige alguses on mul siis lihtsalt hingamine, mis mul on samamoodi ka siin noodis märgistatud. Et nagu mängija hakkaks mängima, aga tegelikult hakkab mängima hoopis Metsasarve sampeldatud heli läbi siis granular süntesaatori, mis on samamoodi jällegi läbi resonaatori ja reverbi suunatud ja teine kanal, kus on lihtsalt sampler, mis on siis paremasse kõrva suunatud rohkem või kui ruumiliselt mängida, siis see vist isegi liigub mul taha, kui ma mäletan täpselt. Et juba siin on väga palju erinevaid töötlusi ja siis mingisugused huvitavad asjad, mida ainult päriselt saabki võib-olla kõige paremini tekitada. Näiteks lasin Metsasarve mängijal mängida klaverisse lihtsalt puhuda tooni ja siis see kõlas niimoodi. Muidugi samal ajal klaveri pedaali all hoides, ehk siis kõik keeled saavad vabalt resoneerida selle Metsasarve kõlaga kaasas ja siis sellest tekkis selline efekt. Et puht lihtsalt klaverisse mängides sarnane efekt reverbiga või siis järelkõlaga, võib-olla isegi selle shimmer reverbiga mingil määral. Et ka asi, mis nii-öelda töö käigus sai avastatud ja väga huvitav efekt tuli. No ja siis jällegi kompressitud, resampeldatud igasuguseid erinevaid Metsasarve erisid, neid oktav üles alla viidud, veel kompressitud mingil põhjusel, siis oli siuke tuju. Ja siis sai ka vahepeal lihtsalt huulikuga mängimist salvestada. Jällegi tavaliselt, eks ju, Metsasarve mängija mängiks lihtsalt tooni, aga siis ma ütlesin, et võta huulik pillisest ära ja ma sain sellise heli. Võib-olla ta natuke naljakas, meenutab võib-olla mesilase suminat või miskit sinna poole, aga jah. Ja siin, no ja siis siin tuleb selline huvitav rütmilisem osa hiljem loos sisse,
mis on ka kõik Metsasarve helidest, aga noh, siin on juba rängalt neid töödeldud. Põhimõtteliselt ma sain nendest mingisuguse 80ndate, ma ei tea, 808, 707 stiilis trummikiti, aga Metsasarve ventiili kolksudest ja asjadest. Tantsulisem osa vahepeal sellisele loole. Et jah, kogu pikkusest on mingi peaaegu 10 minutit muidu. Et siis mingi vaheldus oleks vahepeal ka sellise pika loo puhul kindlasti väga hea, sest muidu siin alguses on küll ilusad pikad huvitavad toonid ja mingid päädid ja asjad, aga et see ühel hetkel ammendab ennast see materjal, siis oleks hea midagi uut sisse tuua. Jah. Kas on kellelgi mingi küsimusi vahepeal veel? Ei oska küsida kahjuks. No jah. Mina küsiks, et selle huulikuga, kas ta mängis ainult huulikuga või huulik ära ja siis ilma huulikuta? Ma ei saanud päris Ta mängis ainult huulikuga, ehk siis jah, ta pani vist pilli laua peale kõrvale ja ma lihtsalt kasutasin Neumanni U87 siuke mikker kogu selle salvestuse vältel tegelikult. Lihtsalt mängiski huulikuga. Siin on ka igasuguseid teisi laiendatud tehnikaid, mida ma kasutasin tegelikult, aga kuna see nüüd nagu tuleb arvuti nii-öelda taha ja jääb kinni, et ühel hetkel sa pead, kui sa väga ropult töötled nüüd heli asju, no eriti siin on ka juba päris palju mingeid efekte, et lihtsalt arvuti ei suuda seda enam reaalselt maha mängida. Praegu on isegi päris hästi optimeeritud see. Aga et siis mingil hetkel on vaja need helitrackid friisida siis, ehk sa teed ta ainult heliks, et sa neid efekte muuta ei saa. Põhimõtteliselt see on nagu siis selle ühe helikanali eraldi nii-öelda looks tegemine, eraldi failiks ja siis su programm mängib seda faili maha, aga noh, efekte ta ei pea enam siis matemaatikat tegema ja kalkuleerima ja sul on arvuti rohkem ressursse. Et mingid need helid nagu on kahjuks, ma ei oska enam niimoodi peast meelde tuletada, et mis heli täpselt kasutuses oli. Et siin, noh, see on vist arusaadav veel, siin on Whispers, et ta sosistas pilli sisse, aga et need trummid on näiteks jah, nii hullult ära töödeldud, et siin on mingi sisse hingamine, millest ma vist tegin hätti ja siis sellest sosinast sai klapp tehtud või midagi klapi moodi, aga milles see kick on ja need, et kuna need on friisitud mitu korda üle ja siis efektidega veel töödetud ja siis see on kuskile mälusoppi kahjuks kadunud juba. Aga mul on õnneks vanad versioonid alati hea mõte teha mitu versiooni, kui on mingi suurem muudatus mingis loos või projektis, et siis sul jääb alles see vana või ka esimene versioon. Ja, aitäh. See on tõsi, minul on ka alati vanad versioonid alles ja mõnikord ma suudan ka tõesti nagu meelde jätta, mis ma olen teinud, aga mõnikord lihtsalt ei jää meelde. Sest sa oled flows, sa teed ja loov isikuna sa ei pea ka kõiki liigutusi kuskile. No sa ei jõua ka kirja panna või nii, aga ägedad asjad jäävad siis meelde ja siis sa teed veel kord
jah, Ja. täpselt, et sellepärast väga hea variant digimaailmas, eriti lihtne ka, ei ole mingisugust probleemi, ma ei tea, vanasti mingile minidiskile või kuhugi midagi ümber kõrvetama ei pea selle jaoks ja siis edasi töötama, vaid Ja. ikka nii lihtne kui lihtsalt fail ja salvesta nimega ja sul on olemas sellest koopia ja siis sa võid edasi töödelda sellega ja kui midagi ei meeldi, siis minna tagasi võib-olla selle vana versiooni juurde jälle või tulevikus jälle kasutada midagi. Et noh, ilmselt ma need metsasarve helisid ka tegelikult sain need salvestatud päris mitu, kui ma võtan ta lahti. Nii. Siis see kõige esimene variant siin ongi lihtsalt nagu see kogu heli nii-öelda salvestussessioon, kus on lihtsalt see materjal, mis ta mängis. See kõlab nagu, ma ei tea, seinapuur või midagi, päris huvitav. Et hea alles jätta selliseid asju. Nii, põhimõtteliselt jah, mul oli siin lõpus plaanis, kui on küsimusi veel vastata, aga kuna siin vist väga kedagi ei ole, kes küsib, siis me võime veel paar lugu kuulata või kuidas ajaga on. Jah, võib-olla ühe loo algust, et me võime siis sind ka varem, meil on jäänud 10 minutit, et kui sa tutvustad ühe loo veel, siis on kõik hästi. Teeme nii. No siis ma võtan näiteks selle Pärast vihma siin. Et see lugu siis on jällegi puht nii-öelda salvestiste töötlus jällegi. Et helid, mis siis sai kätte antud, see võib saladuskätte alt mainida, oli tegelikult Muusikaakadeemiasse sisseastumise ülesanne siis. Aga noh, need helid muutuvad iga aasta, nii et kui keegi kavatseb õppima minna, siis ärge lootke, et te saate samad helid. Seda ei ole. Aga et sai siis teatud arvu helisid ette antud ja siis päeva jooksul või ma ei mäletagi, mis aeg oli vist 24 tundi. 24 tunni jooksul siis nendest helidest midagi huvitavat eesmärk siis luua. Ja siin on mul need helid nii-öelda eraldi välja toodud kanali peal, aga et siis ma lasen seda algusest peale siit otse projektist. Võib-olla huvitavam jälgida ka nii. Nii, et mind ennast ka kosta oleks igaks juhuks.
et siis selline lugu sai tehtud. Ja, aitäh, väga see hakkas gruuvima juba ja kaasa kiskuma ja ma lootsin, et see kestab veel kauemaks, aga ei kestnud. Jah, noh, et see ülesandel oli pandud, see vist tegelikult väga ajalist limiiti, aga et väga pikk lugu ei oleks, et muidu sisseastumiskomisjon jääbki kuulama neid, kui kõik teevad 10-minutised šedöövrid valmis, et jah, sai siuke lühike lugudest tehtud, aga kindlasti seda jällegi saaks edasi arendada, kui tarvis ja teha mustmiljon asja nendest helidest, et kui sa oskad seda materjali töödelda ja kui sul on ideid, siis saab põhimõtteliselt kõigest kõike teha, et see on selle asja juures see võlu, ma ütleks. Jaa, aga suur aitäh sulle, et mina kuulaks sind veel tundide viisi, sa räägid nii hästi ja nii põnevate kogemustega sinu helimaailm, et minu poolt suur aitäh. Palun, jah. Ma loodan, et jah, siis kes iganes vaatab salvestust või kes siin kohal oli Hans Tammist ja et oli huvitav või et see midagi vähemasti annab kellegile või inspireerib midagi looma ise. Jaa, ma arvan ja loodan ka, et inspireeris ja et sind ootab nüüd esinemine, ma sain aru. Jah, ma tegelen siin ühe teatrietenduse, olen peahelitehnik ja siin veel mõned failid ja valgus ja asi vajab tegemist, et jah, see hakkab nüüd õige pea pihta. Aga selge. Aga siis mine siis ja soovime sulle edu ja suur tänu, aitäh. Head aega.